19–21 juuni 2026 Saaremaal Este-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tuleviku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Koha peal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestis.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käes ikka nii. Kungla rahvas. Ühine jõud. Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja suunamudija on Konstantin Mõtiskeja ja uudisteportaali eestis.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 58 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega nii, et täna teilt sellised küsimused. Kas tuuletööstus tekitab infraheli terrorit? Kas Iirimaa valitsus annab põllumeestele järele? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust ei kuidagi jätama pooleli, sellepärast mul endal on teda puudus ja loodan ka enamusel on puudus. Ja proovime ikkagi hakata alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Ja vaadake üleval pea kohal on uudistekeskus.ee, ainuvälisele lööte sisse ja kõrval on 3 ainsuse punktid. 3. te teate seda Jumala ainsust, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aga seda ei pannud, Mendelejev tegi näete sellise ja Jaan Järvik tegi teise. Ja mis me siin pikalt räägime, sest see on huvitav asi, infraheli ja need on päris pikk tänane loeng tuleb, siis läheme siis slaidide juurde. Nii, ja näete, tuli meil siin slaid ette ilusti rahulikult. Tädi hoiab kätega peast kinni, infraheli terror, tuuleenergiatööstuse järjekordne räpane saladus. Nüüd eelmistes saadetes on nad rääkinud legendide mahalükkamine, et räpane legend, aga näete, siin on saladus. Ja vaatame täpsemalt seda, mis see infraheli on ja mis seda peavalu võib tekitada ja kuidas temast eemale hoida, kui teil on. Loodan, et saate ka siit mingisugust mõistlikku lahendust juurde. Nüüd lähme natukene aega tagasi. Ma usun, et te ei ole ka seda uudist ja midagi kuulnud. Näete, milline suur asi toimus 24. märtsil. Ma võtan väikse viivitusega, sellepärast nagu ma alati räägin, aeg on konstantne. Te võite vaielda vastu mitte, ma ütlen, et varsti tuleb suvi, peale suve tuleb sügis, siis tuleb jälle talv ja siis tuleb kevad jälle, need tuleb siis see märts tuleb. Ja need igasugused suured kohtingud, nõupidamised, need kõik on ka seotud
kuupäevaliselt ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, mis tehti siis 24. märtsil 2026. aastal. Korraldas Euroopa Parlament kuulamise tuuleturbiinide ja nende negatiivse mõju kohta inimese tervisele infraheli kaudu. Kuulamine kandis tabavalt pealkirja, uus sõna jälle kuulamine, eks see on ettekanded, vanasti nimetati, et teadlased tegid ettekandeid, aga siin on nüüd kuulamine, nii nagu on nüüd. Ja siin ütleb need kuulamine, aga mitte kahju, oli pealkiri, vot seal sobib. Ja pealkiri oli, see on äratuskell, mis loodetavasti ei jää tähelepanuta. Ma arvan, et väga paljud on siin Eestis ka, kes nende tuulikutega on siin sõdinud, on endale need asjad selgeks teinud, aga ütleme, et kordamine on tarkuse ema, kordame siis üle. Mida siis arvavad ka Saksamaa, Austria päris teadlased, ütleme niimoodi. Konservatiivse Luksemburgi parlamendi liikme Fernand Karthaiseri kutsel toimus kuulamine paljastava pealkirjaga kuulmatu, aga mitte kahjud. Teema oli midagi, mida poliitikud ja võimud on aastaid järjepidevalt ignoreerinud. Nad peidavad, kohe ütlevad, et ei tohi teda avaldada ja teda teha, aga nüüd vaadake, mis siit välja tuleb. Ja ma arvan, et te kõik juba mõtlete selle peale, ka olete minuga nõus, et see rohepöörde jalajälg juba läheb pikkamööda väiksemaks ja siis see rohepöörde õhumull või veemull teeb plörtsvarti potsti lõhki ja saate värsket õhku aga arvestage seda, et kui üks mull lõhkeb, siis on tavaliselt kohe uus selline salakaval mull on kõrval. Toon väikse näite, et hüppate natukene ära. Mäletate, meil oli COVID, kõik andsid maski, aga kui läks sõda või erioperatsioon Ukrainat lahti, siis unustasid COVID kohe ära ja põgenikud, kes tulid COVID-i süstlaid oli üle neid, aga neid ei süstitud. Ma ei tea miks, aga neid oleks ka nagu vaja olnud või kuidas teie arvate? Ja näete, kui toimub mingi muutus, siis eelmine lihtsalt läheb meelest ära kohe, haugi mäluga plärts. COVID-it ei olnud ja kõik valmis. Ja kui hakkad ütlema oli, siis ei usuta, ei, see oli vist ei tea millal või millal tulevikus tuleb. Ja näete, kui palju nüüd on Euroopas tuulikud, saate ka lihtsalt meelde jätta. Müra ja ennekõike infraheli, mida kiirgavad umbes 50 000 tuulikut. Need on maismaal, sest meretuuliku peal ma ei usu, et mõni paadiga elab seal meres. Aga mõni hull võib elada. Seda ei ole, vaalavajad ja kalad elavad. Mis nüüd Euroopa maastikke moonutavad ja aina hiiglaslikumaks muutuvad. Kliimakasumit taotlevate isikute ümberlükkamatu järeldus. Tuulikud on täiesti kahjutud, need ütlevad. On või? Kuid lõppkokkuvõttes pole see midagi muud kui teaduse hale paroodia. Inimestele meeldib Ken Matson. Matson kõva poiss. Matson on Uppsala ülikooli professor. Ta on töötanud Rootsi valitsuses ja NATO. Mul ei ole vist vaja rääkida, mis see NASA on, kosmosagentuurium, ning teinud uuringut Stratfordi ülikoolis. Oma loengus lammutas Matson rõõmsalt, näete, tehnokraadid on rõõmsad, nii nagu mina proovin rõõmu olla, sest mina poliitikast aru ei saa, milleks nad kemplevad. Sest kui olete tähele pannud poliitikud, kui nad seal üleval Riigikogus nagu võitleksid, sööklas nad enam ei kakle, tõstavad klaasi, löövad kokku, jõulukinke saavad jõuluvanalt, nii et mina sellest süsteemist aru ei saa, kui on ikka lööming, poksiring, on ümber võitja kuulutatakse välja, teine kutsub jälle uuesti välja, järgmine iga aasta on uued meistrivõistlused poksis seal. Kui ei vasta küsimustele, näiteks see küsimuste vastuste voor, seda vaataks rahvas rohkem.
ja igaüks valib endalt parima välja, kes treeneriks ja kes seal on ja treener sobib ju mingisugune see erakonna juht näiteks, aga ta peab oskama seda ära, aga kui ta ei oska, siis ta ei sobi sinna Riigikogusse või ma ei tea ju. No see oli vahepeal selline satiiri veidi. Ja näete, rõõmsalt lõhub tuuletööstuse ametliku valede ehitise. Tulemused on sama šokeerivad kui selge. Kõik, mida poliitilised kelmid, näete küll, need on kelmid, mitte ei ole rahvaesindajad, aga on kelmid. Poliitloogikaga poliitkelm töötab, vaadake, see sobib. On meile seni meie tervisele ohutuks müünud. Näed, polegi, ohutud on nad. Nii nagu ise mainivad, põhinevad süstemaatilistel vigastel mõõtmismeetodil. Vot nüüd tuleb ka mõõtmismeetodid sisse, millest on ka meil Andres Raid räägib, et kiirust mõõta ei saa ja ta on tubli mees ja keemiat teab ja kollab, aga siin lähme nüüd sageduse juurde. Ja näete, mille peale ta nüüd näitab. Mul on ka igasugused mõõteriistad, ma võin öelda teile, on ka müra ja detsibelli mõõtmised, aga nad on nii reguleeritud, et allapoole ei lähe. 20 detsibelli näitab ja tehtud. Nüüd on näiti ja sellega sa ei saa kätte, sest piir on peal, on vaja saada nagu tundlikumad mõõteriista, seda öeldakse, seda saavad ainult laborimehed. Nii et laborimehed ei näita sulle. Nii, ja Matson pani näpu valusale kohale. Ametlikud organid mõõdavad müra, detsibel A-skaala on. Teine on ka, aga näete ise. Ja see on keskkonna ja kuulmiskahjustuste standard. Nii et kuulmist, ta lõhub kuulmist, kui on kõva muusika, mürts, sellega nad käivad rokkpidudel rokki mõõtmas ja siis ütlevad ikka tuli see suur rocki ansambel, ta lasi selliseid detsibelli välja, et sellega oleks võinud 3 tuulikut käima panna ja nii edasi, nii edasi. Hertsi ja näete 2 kilohertsi kuni 5 kilohertsi, see keskendub vahemikule, aga näete infraheli on 20 hertsi, seda ei kuule. Seega kasutavad nad tahtlikult instrumenti, mis ei suuda tabada isegi olulisi sagedusi. Kui sa ei mõõda, ei leia sa midagi. Kui sa mõõdad tahtlikult valest, leiad täpselt selle, mida oma ideoloogilise pettekujutuse jauks vajab. Ma siin teile ütlesin, et nii palju kui vaja on, poliitilisel loogikal 2+2 on palju vaja on. On 5 või on 3 või ja kui on 3, siis 1 milli tuleb eraldi teisse tasku panna, kui on 4 milli vaja saada. No vot, nii see käib. Ja Matson teeb eriti salakavala müüt kahjutust infraheli kohta, mis väidetavalt esineb ka looduses. Matson teeb selgeks, et tuulikute infraheli puudub igasugune loomulik harmoonia, nagu seda leidub tuules või merekohinas. See on sisuliselt pulseeriv ja amplituud moduleeritud müra, pidev paisumine ja langemine, mis paiskub keskkonda regulaarsete pursetena, tohututes rootorilabades. Erinevalt tavalisest helist tungib infraheli läbi isolatsioonikihtide ja koguneb hoonete sisse. Näete ta, kui vaatate ka seda meie pilti, alguspilti 3 ainsust, Jaan Järviku 3 ainsuse pilti, kus on universumi ainuväli, siis näete siin see mees toetab koheselt tema teooriat juures, et kõik need isolatsioonkihid ja hoonete sisse tekib kondensaator. See surineb sisse ja teine, mis kondenseerub, on radoon ja sellised radioaktiivsed, mis maa seest keldritest tulevad. Näiteks vanasti juba teati, kui mindi puurkaevu puhastama, siis lasti küünal, lasti enne alla. Ja kui nähti, et see küünal kustub ära, siis tuli puhuda sinna õhku.
kui läheb, siis mees läks siis skafandriga, tal oli õhupalloon või mingisugune müts, mis andis talle õhku pealt pika, hingas sellega. Ja vaikselt tegi, et süsihappegaas on lihtsalt raskem, ta läheb põhja kinni, jääb sinna vee kohale. Vee sisse ja vee kohale ja kui te olete tähele pannud üks salajutt ka, et ärge seda, kui teil on oma kaev, ärge teda väga segage või niimoodi. Kui ämbriga võtate, siis arvestage, esimesed ämbritäied on süsihappegaasiga seotud. Mitte selle vurtsuga, mida poes saate, aga loodusliku sellise ravitoimega vurtsu saate sealt kätte. Sest ega muidu vanasti räägitud, läksin vanaema juurde, kaevuvesi oli nii värskendav, et jõudu tuli kohe toppelt juurde. Nii et mõelge selle asja peale, mille pärast selline jutt tuli. Ja näete, see samane Mätson tõlgib ja teile teostab ära. Ja näete, ongi infrakahjutust. Näete, eriti salakaval müüt on kahjutust infraheli kohta, mis väidetavalt esineb ka looduses. Looduses ei ole salakavalat infraheli, see ei teki. Matson teeb, tuulikute puudub igasugune harmoonia, loomulik. Nagu seda leidub tuules või merekohinas. Näete, merekohinat on hea kuulata, kui lähete ja või istute tuulga, tulevoog ja vaikselt liigub. See on sisuliselt pulseeriv ja amplituud müra, moduleeritud müra, pidev paisumine ja langemine, mis paiskub keskkonda ja kordan veel üle, koguneb hoonete isolatsioonikihtide sisse. Näete, ma jäin siin ka mõttesse, nii et kordasin juba ise üle, nagu kordamine on hoonete sees. Vaatame, kuhu ta siis hoonetest läheb või ei lähegi ära. Eriti öösel, kui atmosfääri tingimused võimaldavad neil helilainetel veelgi kaugemale levida, tungivad need halastamatult magamistubadesse. Seetõttu on infraheli omaenda 4 seina sees sageli häirivam kui õues. Näete, õue peate magama minema. Kui ta pöörleb, siis magate seal võrk kiigest, lund sajab, aga ta raksub ja praksub ainult seal. Tagajärjeks on unehäired ja migreenid. Te ei pea seda kuulma, et see teid mõjutaks, märgib Matson kuivalt. Matson toetas Berliinis tema tööd, toetas tegutsev teadlane doktor Ursula Maria Bellot-Steibach, nimekaim ühe teise Ursulaga, keda te kindlasti teate. Ta tegi ühemõtteliselt selgeks, mida pidev kokkupuude infraheli mõjub inimkehale. Lisaks peavaludele ja keskendumisprobleemidele on päevakorras ka ulatuslikud südame, veresoonkonna ja immuunsüsteemi kahjustused. Ta tõestas isegi mure laste arengule ja bioloogilisele mitmekesisusele avalduvate ohtude pärast. Seetõttu nõudis ta viivitamatult moratooriumilt kõigile uutele tuuleenergia projektidele. Moratooriumi näete, aga kes Brüsselis hoolib oma kodanike tervisest. Hollandi jurist Moraven Leberre meenutas Patrick Aldermanti algatatud 2021. aasta petitsiooni. Vaadake, meie teeme nüüd hiljuti neid petitsioone, aga seal on juba need 2021 ja asi liigub, sest olen teile toonitanud, suurel on alati õigus ja suur, kui teeb endale selle põrinale lõppu, sest kui te mäletate eelmises saades, Trump, näete, 1 miljardi tegi nagu trahvi ise endale, aga selle trahvi pani kohe see tööle ja nad jätkavad koostööd, annab veel miljardeid juurde, et oleks see gaasijaamad ikka valmis. Ja kui te vaatate tehnokraadi eespoolt eelmise aasta
novembrit, detsembrit, siis seal oli 4 punkti, et tuumatööstus, tuumaareng, tuumaväljaõppe Ameerikas peab toimuma rutemas kui kiiremas korras. Sest seal oli põhjus oli ainult, et 30 aastaga Ameerika oli ehitanud ainult 2 tuumareaktorit. Mõtelge, suur riik, ta oli nii kohinaga killustunud ja väike juba, aga nüüd tõuseb jälle tagajalgadele püsti või esijalgadele, kuidas meil need on. Igatpidi võib kätel käia, on ka päris raske tegemine. Nii, ja näete, ulatuslikud kahjustused. Ta tõstatate isegi mure laste arengule ja bioloogilise mitmekesisuse avalduvate ohtude pärast. Ja seetõttu nõudis ta viivitamatult moratooriumi kõigile uutele tuuleenergiaprojektidele. Aga kes siin oli kokku? Tervisest petitsiooni nõudmine, et Euroopa Komisjon need probleemid lõpuks tunnistaks, on sellest ajast peale sahtlitest tolmu kogunud. Näete, 21 ja nüüd on 26 või? Euroopa Parlamendi liige Virginia Jaron võttis selle suurepäraselt kokku. Seda küsimust ei tohi politiseerida. See mõjutab meid kõik. Näete, poliitika tuleb välja visata ja mõjub kõigile. Ja vaatame, millega see asi siis lõpeb, see infraheli või. Tuuletööstuse levitatud räiget valeinformatsiooni ilmestas lobitöö hiiglase Wind Euroopa pressiesindaja. Näete, see on suur korporatsioon ehk globalist, energeetika globalist. Kui me globalistidest räägime, võtame ikka suurfirmad ka ligi. Siis alles teame, mis toimub. Pressiesindaja Guy Williamsi piinlik etteaste, näete, kohe ajas seal midagi jama või? Selle asemel, et käsitleda ülekaalukaid teaduslikke tõendid, kordas ta tavapärast PR-fraasi. Tööstusharu annab 20% Euroopa Liidu elektrist ja tagab 400 000 töökohta. Saite teada? Aga on nii palju seal neid või on hoopis vastupidi kõik autotööstused kinni ja 100 000-tega ära läinud. William väitis siis Brüsselis signaalile tõsimeeli, et tuuleturbiinide terviseprobleemide vahelist seost tõestavaid uuringuid pole olemas. Näete, nüüd nad ütlevad, et ei ole olemas. Kuigi nad nagu mainisid, et on Kalevis tolmol või. Ta kinnitas, et minimaalsete vahemaade reguleerimine tuleb jätta iga riigi otsustada. Vaadake, kui hästi ütleb. Saite nüüd pihta, iga riik otsustab, aga kui tuleb see Wind Euroopa, kes on globalist, suur poiss, ei mahu Eesti peale ära ja siis ta ütleb, et kuule, sa riik ei otsusta siin midagi või otsustad või? No mõelge. Ja Ken Matson ei jätnud seda ülbust vastuseta, näed, see ei ole üldse häbelik ja vaidles säravalt vastu. No, see on tehnokraat, mine tehnokraadid ei saa vihaseks. Tehnokraat jääb korraks tõsiseks, kratsib natukene kukalt või otsa esist, kuidas seda öeldakse. Ja siis vastab, ametlikke tõendeid polnud, sest mõõtevahendid olid ebaviisavad. Näete, näidake seda, millega te mõõtsite. Nii nagu Andres Raid ütleb, et sentimeetriga või selle tollipulgaga mõõdetakse kiirust, nüüd siin mõõdetakse seda mürataset sentimeetriga või. Ja miks peaks tööstus üldse tahtma sellest midagi muuta? Ja eksperdid nagu Matson ja Bellux-Tech nõuavad nüüd ulatuslikke ja sõltumatuid uuringuid ning ehitusmoratooriumi. Vaatame, jätke need nimed meelde. Kas nad pikemalt elavad või lühemalt, kuidas see issanda poiss seal ainuväljas neile eluiga annab või kuidas nad on, aga nad ei ole. Papist poisid või kuidas te arvate siin? Nii edasi, nii. Ja siis lähme siis järgmise küsimuse juurde. Papist poiste juurest ära.
ja küsimus oli, kas Iirimaa valitsus annab põllumeestele järele. Vaadake, olete kuulnud. Küsimus on lihtne, vaatame või mitte, aga arvan, et enamus ei ole sellist küsimust üldse massimeediaski kuulnud. Ja mis siia pealkiri on, näete, valitsus annab ikkagi järele, vihased protestid suruvad poliitika põlvili. Oi, oleks meil ka poliitika põlvili surumine. Oleks tore kohe vaadata, saaks üle käia nendest või kuidas see on. Aga poliitika saab ümber suruda ainult teise poliitika poolt. Sest loogikaga ei ole seal midagi teha. Poliitik peab teisele poliitikale kolaka ära andma ja valmis. Aga mitte koos jäätis sööma, kui nad tahavad olla. Nii, lähme siis ära, mis seal toimus siis Iirimaal. Päevades seiskasid töökad veoautojuhid ja põllumehed riigi. Näete, need said riigi seisma jätta. Aga kas meie oma viitsivad seisma jätta? Oli siin sigade katkja ja mis siin oli ja põllumehed ja mis siin toimus. Ma ei tea, kas nad viitsivad. Nad blokeerisid sadamaid, teid ja vabariigi ainsa naftatöötlemistehase. Vaadake, naftat ei saa ka, kui te õiendate. Vaat. Nüüd on Dublini poliitikud ilmselt oma rahva pärast hirmunud. Nad värisevad seal, tulevad sealt Riigikogust välja või ei tule. Ja on ootamatult kättesaadavaks teinud 500 miljonit eurot. Põllumehed said siis endale natuke rahakest. Veidikeseks või. Ma ei usu, et nad sellega piirduvad. Iirlased on juba mitu päeva protesteerinud drastiliselt tõusnud kütuse hindade ja Smart Saare, niimoodi neid nimetatakse, valitsuse toetuste puudumise vastu. Isegi sõjaväe rakendamine omaenda rahva vastu ei suutnud rahulolemut vaigistada, näete. Siis on seal ladipüksid sõjaväes, et ei saa oma rahvast ka jagu. Või on hoopis nägid, et ladipüksid on mõistlikud, et kuule, need omad põllumehed annavad meile süüa. Meil on ju vaja ikka kausiga suppi saada telgis, kus me oleme, või kuidas see on, näete ise ju. Selle asemel viis see elanikkonna veelgi tugevama solidaarsuseni veoautojuhtide ja põllumeestega. Nad hakkasid ka sõbraks juurde, vot selline riigivärk peaks toimuma, see on nii lihtne variant ju, aga ei viitsi vist. Nüüd on Iirimaa valitsus järele andnud. Pühapäeval teatas peaminister Michael Martin ulatuslikus kütuseaktsiisi kärpimise paketist. Üle 500 miljoni euro suurused kütuseaktsiisi kärped on mõeldud riigis valitseva viha vaigistamiseks. Ei, vihat tuleb vaigistada ja juba niigi kõrge elukallidus ähvardas nende lisakoormuste tõttu veelgi tõusta. Näete, liigub ikka midagi, kui viitsitakse või ei liigu, ma ka ei saa aru. Nädalavahetusel võttis valitsus otsustavaid meetmeid. Politsei puhastas traktorite ja veoautode karavani, mis oli teisipäevast saadik blokeerinud Dublini mainikat Connellet Streeti. Varem saadeti isegi relvastatud sõdureid Iirimaa ainsa naftatöötlemistehase blokaadi murdmiseks. Whitekaitis, Corki maakonnas. Olukord eskaleerus Galway ja Foynes'i sadamates. Peaminister Martin tunnistas, et nad on ärevil. Riigi energiavarustus oli tänavaprotestide surve all kokku varisemise ohus. Kuigi Martin väidab trotslikult, et 505 miljoni euro suurune kingitus ei ole meelevaldajatele tasu, vaid pigem lepiti selle üle kokku domineerivate ametiühingutega. Vaadake, ametiühingud tulid ära. Koduajab, mitte põllumees ei tulnud traktoriga väljakule, aga põllumehe valitud ametiühing. Arvate, et ma usun. Traktor on ikka nagu relv, et sellega põiki paned, ma arvan, et siis tänavaliiklus jääb seisma. Ei mahu sealt ükski poliitik vahelt läbi või mahu, ma ei tea.
kõndima, jalutama lastekäruga või mis ta seal teeb. või parem, kui selle vikerkaare lipuga kõnnib sealt läbi. nii, teavad kõik Iirimaal, ilma tavaliste töötajate vihaste protestideta poleks mitte midagi juhtunud. lihtne. ja nüüd pikendatakse kõike juuli lõpuni. hüvitis loodab rahandusminister Simon Harris Brüsselis eurokraatide heakskiitu diislikütuse lisasoodustuse kinnitamiseks. võib-olla suurim triumf kodanike jaoks. kohustuslik roheline maks on tühistatud. kuulete, selle võiks võtta nagu kampa. järgmine valus CO2 aktsiisi tõus, mil algselt oli kavandatud 1. maiks, on momendil ootele pandud. ei tehtudki maikingitust maksu, näete, CO2, aga meie ootame, et see meie põlevkivi CO maks tõuseks. Iirimaa oma võtaksime selle kaasa enda maksu ja veel mõne teise riigi oma ja olemegi suur riik. nii, või kuidas see on, ma ise lähen sassi. on valitsuse poolt vähemalt praegu ootele pandud, kuna valitsus nagu peaaegu kõikjal mujal Euroopas näib olevat kliimahüsteeria küüsis. näed, ta on kinni seotud kliimahüsteeriasse. meil on kliimaministeerium, see hoiab kõiki kinni. ma arvan, väljapool ka. poliitikud ei julge enne novembrit, vaadake, novembrit ka ei julge veel. inimeste taskutessegi veelgi sügavam ulatuda. poliitikud, võtke käed ära, Eesti poliitikud ka, ärge ajage inimeste tasku oma käsi. siin need kirjutab ju, Iirimaal ei, novembrikuuni ei tohi tasku minna. katsuge ka olla korralikud. kuigi isegi see kuupäev on ebakindel, eriti kuna naftatarned jäävad tõenäoliselt häirituks veel mitmeks kuuks. tähendab, poliitikud võib-olla unustavad varsti üldse taskusse minemise ära Iirimaal. ja tuleme siis suurele ekraanile. nii et oli siit midagi saada, infraheli, et saite teada, mitu hertsi on, et ta on väga madal. sest mul on ka see Tesla värgid, ma olen seda mõõtnud ja märkanud ära, aga ja võin öelda, et standardid, mis siin kõik olid üldse, ütleme müratase selle Teslaga, see 30 aastat tagasi, võtsin selle riistakese pihku ja otsisin üle Euroopa standardid, siis ainult Norra standardist nägin, et oli lubatud seal 20 detsibelli umbes niimoodi kõrvadele, müratase oli see. aga võtame aluseks, Norra ei ole ju Euroopa Liit. temal on see norm olemas, aga ülejäänud ma ei leidnud. nii et, mis sa arvad? ja aitäh. no see infraheli osas on nagu huvitav seis, et neid infrahelit ei mõõdeta üldse Eestis selliste seadmetega, milliste seadmetega tegelikult peaks mõõtma, et nad mõõdavad need tuulikud infraheli siis nende heliseadmetega, millega mõõdetakse siis nii-öelda tänavamüra või mingit nihukest asja. et tegelikult selleks peaks olema teised seadmed üldse ja see tuli välja ju ka nendel kogunemistel tuulikute vastased siis tõid välja need argumendid. aga mis puudutab siis seda põllumeeste streiki, no tubli iirlased, no Iirimaa peaks olema eeskujuks Eestile, no Eesti põllumehed on kõik täielikud ambutud lödipüksid, no see on täiesti haige. see, mis streik oli, see streik kaaperdati E200 poolt, Terras tegi omale valimisreklaami, no mis asi see siis nagu nüüd oli, on ju. et see on täielik jama ja
ma siis tegin ka üldise reklaami selle koha pealt peale streiki koheselt, et põllumehed, et tulge päästke oma au ära, noh siis Veebiraadio lihtsalt ja keerutamata saates kasvõi, et tulge öelge, et see nii-öelda streik oli kaaperdatud võimuerakondade poolt. Et see ei olnud nagu nii-öelda teie initsiatiivil niuke teema juhtunud. Aga täielik vaikus, nagu kulditrukis, noh. Mitte ühtegi vastukaja, mitte ühtegi asja, et okei, teeme siis selle saate, et noh, täielik vaikus. Et no mina olen pettunud ja ma arvan, kogu Eesti rahvas on pettunud põllumeeste aga proovi teha jälle koos minuga lõigata välja selle saates. Jaa, proovime sellepärast mitu korda, nagu öeldakse, kordamine on tarkuse ema, ärme neid solva, aga võib-olla mõni eraldi tuleb välja, noh ja räägib natukene ära ja ega ei pea nime siis panema, võime ka teha sellise, et ta kasutab ka seda nõnda nimetatud Covidi lappi ja kõik on võimalik, sellepärast siin on ju näha, kuidas mingisugused süsteemid töötavad, ei taha ennast näidata. Ja ongi kogu lugu, ega me ei pea ju näitama, tema nägu hääl võib ka muudetud olla, koriseb ja poriseb, aga põhjused ja see tõmmaks ju ligi. Vaata, siin ongi see, Andres, siin ongi see vahe, miks me oleme Eestina ja ühiskonnana jõudnud sinnamaani. Rahvas on arg, ei juleta oma näo ja asjadega tulla. Siin tuleb võtta oma riigi eest kui rahva eest, tuleb võtta terviklik vastutus ja julgeda. Täpselt nagu mina, nagu sina, Andres. Meie oleme oma näoga, meie üritame seda riiki kuidagi suunata, seda ühiskonda suunata nagu nii-öelda mõtlema siis õiges suunas, sest meie näeme ju seda ja mismoodi peavoolu narratiiv, see tapab täieliku tehnokraatliku mõtlemise ühiskonnas ja üldse selge mõtlemise. Et siin põllumehed võiksid ikkagi tulla ja näidata, mis puust nad on ja mitte siin kuidagi varjatult, et noh, varjatult on jällegi on see, et siis vastaspool ütleb, aga kus me teame, et see üldse põllumees on, ta ju varjas ennast, on ju. Et ikkagi peaks olema oma näoga ja tugev sõnum ja siis julgustab ka teisi põllumehi enda eest seisma, et päästa üldse põllumajandus ja me oleme juba ju seoksel ristteel, et me peame hakkama ju nullist, sisuliselt nullist üles ehitama väike põllumajandust, mis on nagu nii ülioluline tugisammas meie toidujulgeolekule ja see on tänaseks on hävitatud. Et kui praegu Suwałki koridor või mingi kriis on, no that's it, no, me jääme kõik nälga. Kes meid toidab, vanasti oli ju hea, igal ühel oli siin 1-2 lehma ja kõik kasvatasid omal kardult ise ja ei mõelnud keegi mingi niukse, et tulgu see kriis on ja me toidame ennast ise ära, aga täna on kõik poodides sõltuvuses. Et noh, et põllumeeste teema on väga tähtis ja põllumehed ise on väga tähtis teema ja ma ise loodan, et nad saavad ise ka oma tähtsusest aru, aga nii kaua, kuni toimub ka seal niisugune lödipükslus, siis polegi midagi teha. Paneme viimane kustutab tule ja lööme selle ukse pauguga kinni. Aga lähme siit küsimustega edasi. Kas nutikas elektriarvesti võib olla ka spioon? Kas Austraalia seisab silmitsi kütusevarude kokkuvarisemisega? Palun, Andres. Jätkame. Siin on jällegi ilus nagu lõpp selline eelmisele, et põllumehed tulge väljakule. Siin lähme nüüd tehnika poole pealt, et
vaatame ka tehnilise poole pealt, mis siin ka tahetakse teha, ega siin tahetakse panna ka neid nutikaid elektriarvesteid, mis 15-minutiliste tsüklitega arvutavad sul ja mida nad võivad teha, aga noh, ma ei hakka praegu palju teile rääkima, sellest võib eraldi huvitavaid saateid teha, aga võtame kohe slaidid ette, siin on näha, mis nad siis võivad teha ja mida nad ei või teha ja miks neid tahetakse panna. Nii, ja näete neid ilusti pilti ka siin, päris selline hea pilt, sümboolne pilt on tehtud, nutikas arvesti, spioon ja vaenlane sees. AI on teinud sellise pildikese, niimoodi mööda minnes tume sein ja tumme ja on nagu robotipoiss, vaatab kahe silmaga otsa ja naeratab ka võib-olla. Ja näete, pealkiri on ka nutikate arvestite mandaati ei rakendata. Föderaalne võrguagentuur määrab trahve. Kui ei pane seda, siis trahvid lendavad või. Nii et me, kui tahame jälle nõnda nimetatud euroopalikke väärtusi, me neid austame kõige rohkem. Aga noh, ma tean, me ei oska öelda, sõjaväelastel on ka teine mingi lipp on käe peal, ei ole Euroopa, ma saaks aru, kui oleks Eesti lipp käevaruka peal ja Euroopa see sinine väikeste nipp, siis ma saaks aru, oleks ära, aga seal on mingi teine lipp, ma ei oskagi öelda, mis lipp see on. Ma ei ole tundnud, aga nii nad on. Nii, ja vaatame, mis siin toimub siis. Nutikate arvestite seaduslik kohustus ei ole veel soovitud tulemusi saavutanud. Vaadake, Saksamaal on ta juba seaduslik. Föderaalne võrguagentuur määrab nüüd trahve võrguoperaatoritele. Vot need, kes müüvad teile elektrit edasi, trahvid tulevad, miks te ei tõsta inimestel hinda või? Kes ei ole täitnud kodudesse paigaldatud nutiarvestite ette nähtud kvoote. Selle eesmärk on edendada, näete, edendavad kodanike maksimaalset järelevalvet. Näete, te otsite siin, meil ka räägime siin globalistidest, aga näete, see suur firma, energiafirma, föderaalne võrguagentuur, näed, ta teabki, piilub ja vaatab kahe silmaga, mis te toas teete. Kui neid seda ei tea, mis see tähendab, siis soovitan vaadata YouTube'ist, otsida üles Orwelli 1984 oli selline film, seal on ju näha. Kui mees natukene läks diivani taha, siis see televiisor ütles, kus sa oled, näita, kus sa oled. Siis ta pistis pea välja, ma olen kodus. Vaat nii. Ja näete, ütleb, Rohelise partei toetaja Klaus Mülleri juhtimisel on föderaalne võrguagentuur algatanud menetluse 77 elektrivõrgu operaatori vastu. Ja nad ei taha inimestele kaela minna, sest nad on nii raskes seisus, aga näete, juba on. Neid süüdistatakse nutiarvestitele kasutusele võtu seadusega ette nähtud 20% kvoodi mitte täitmises. Näete, 20% ei ole maksnud. See tähendab, et nad ei ole sundinud piisavalt leibkondi oma elektritarbimist nende nutiarvestite abil täpselt jälgima. Selle tagajärjel seisavad võrguoperaatorid nüüd silmitsi trahvidega, et tagada seadusest tulenevate nõuete täitmine. Nutikad arvestid mõõdavad. Vaadake, siit saate natukene ikka teadmisi ka, sest meil on ka see plaan olemas siin. On juba hunnikute viisi tulnud, mida nad teevad alguses, mida nad hakkavad tegema. Ja arvestage siin eelmistes saadetes ka, kas oli seal sügisel oli, et need nutiarvestid tegelikult on tehtud Hiinas. Mitte siin Euroopa Liit ei jälgi meie tegevust, aga hoopis Hiina poisid võib-olla vaatavad, et mis siin toimub ja natukene ütlevad ka Euroopa poistele, et
nii rumalad või lollid olite, et näitate, missuguses seisus siin on ja nad oskavad vidinaid ja asju toota vastavalt vajadusele, millest inimene kodus puudust tunneb. Nii et vaatame, näed. Nutikad arvestid mõõdavad leibkonna elektritarbimist iga paari minuti tagant. Oi, need on veel kiiremad paisid. Ja edastavad seejärel andmed võrguoperaatoritele ja energiatarnijatele. Näed, üks on vahendaja, operaator on nüüd vahendaja. Ennem oli nagu liinielektrik meil ka, aga nüüd on võrguelektrik. Meil on ju kaks elektrikut, üks on siseelektrik ja teine on võrguelektrik. Ja näete, siit see sõna tuleb, võrguoperaatorite juures on võrguelektrikud. Ja energiatarnija on siis see klient. See ei paku leibkondadele mingit eelist, kuigi avalik-õiguslikud ringhäälingud reklaamivad nõndanimetatud dünaamilisi elektrienergia tariife kui suur eelist. Lõppude lõpuks võiks ju töölt koju kiirustada pesumasinat käivitama, kui on tuuline või päike paistab päikesepaneelidele. Kuid tarbimise täpne registreerimine võimaldab teha järelduse kodanike rutiine ja elustiili kohta, mis ei ole võrguoperaatoritele ega muude asutuste asi. Rääkimata võimalikust sekkumisest leibkondade energiavarustusse. Saksamaal, riigis, mis peaks olema parim, on juba välja kuulutatud, näete, elektrienergia normeerimine elektriautode ja soojuspumpade omanikele. Näete, välja kuulutatud, kui lähete peale, siis näete, kui palju võite soojuspumpa pumbata elektriga, millal ta seisma jätta, talvel kui on kõva külm, siis voolb ära ja elektriauto ka, kui sul on ikka olemas, tahad teda laadida, siis ei saa. Ja oled tööl päeval, päike paistab, siis auto on sul töö juures, mitte ei lae kodus, kodulähed on kõigil pime. Sassis, mina olen igatahes sassis sellise süsteemi. Nii, läheme siis edasi, mis see nutikas poiss teeb nüüd. Vähemalt Taska uudisteprogramm toob oma reportaažis ausalt välja, et dünaamilised elektrienergia tariifid kujutavad endast tarbijatele elektrihindade suure kõikumise ohtu. Saksamaal oli nutikate arvestite levik 2025. aasta lõpuks vaid 5,5%. Ja see võrdus ainult näete 3,1 miljoni seadmega, tähendab nii palju arvesteid oli Saksamaal. Siiani on võrguoperaatorid kohustatud eraklientidele võrke moderniseerima vaid teatud tingimustel. Näiteks, kui töötab soojuspump või on ühendatud suur fotogalvaaniline süsteem. Asjaolu, et roheliste juhitud föderaalne võrguagentuur ei suuda moderniseerimist piisavalt kiiresti teha, on kindlasti muret tekitav. AFD terav kriitika, see nende partei seal. Kohustusliku nutiarvesti kriitika tuleb AFD parlamendi liikmelt Edgar Najokilt, kes kuulub digitaalasjade ja riigi moderniseerimise komisjoni. Ja ta ütleb, praegused arengud nutiarvestite paigaldamise ümber, mida edendab föderaalne võrguagentuur, näitab taas kord Saksamaa energia ja digitaalpoliitika põhiprobleemi. Vabatahtliku osalemise ja turupõhiste lahenduste asemel sekkub riik sügavamalt meie kodanike ja ettevõtete ellu. Kuidas teda oskab ka öelda? Ta ei valeta. Ja Najok kritiseerib asjaolu, et energia ülemineku digitaliseerimise taaskäivitamise seadus on loonud õigusraamistiku, mis sunnib miljoneid leibkondi sisuliselt paigaldama nutiarvestid. Puudub tegelik valikuvõimalus, näed. Tahad või tahaga ongi nutipoiss kohal. Kahjuks oleks inimestega ka niimoodi, kui ma soovin mõistust ja tarkust,
lisaks see nutti inimestele juurde, aga paljud saavad vihaseks, et kurat, mul on seda mõistust üle aru ja kui tahad, ma olen sinust hoopis targem ja nii edasi. Tegelikult me peame seda kodanike teabevabaduse õiguse tõsiseks rikkumiseks. Näete, seal on ka rikuvad. Ma mõtlesin, Euroopas rikutegi või rikuvad. Nutiarvestid on andmeliidesed, mis võimaldavad teha üksikasjalikke järeldusi inimeste käitumise kohta nende enda kodudes, ütleb Najuk. Ta lisab, et ka ettevõtetele pole seal sellest reaalset lisaväärtust. No see on ainult jälgimiseks, näed. AFD parlamendi fraktsioon nõuab seetõttu seaduse täielikku tühistamist. E-riik peab naasma tehnoloogia neutraalse, kodanikusõbraliku ja majanduslikult mõistliku energiapoliitika juurde, rõhutab Naujok. Näete, saimegi siis vastuse, kas võib olla spioon, aga näete, kui eespool vaatate, siis need spioonivärgid jõuavad ka Hiinasse, kuna seal võib Hiina sees mälu ja värk kõik olla paigas. Ja teine küsimus, vaadake, kindlasti Austraalia on üks nii kauge kant, et sellest me suurt ei tea midagi, pakub ka huvi, et nad on ka kuivale jäämas täis. Ja näete, rafineerimistehased tulega. Küsimus oli, kas seisab kokku varisemine, näed. Siin ta ütleb, Austraalias seisab silmitsi kütusevarude kokku varisemisega. Ei taha, et ta katki läheks, aga mis sa teed, kui nad ise sealt möllavad sedasi. Austraalia seisab juba silmitsi kütusevarustuse kriisiga. Nüüd põhjustab tulega ju ühes riigi kahest viimasest rafineerimistehasest. Näete, 2 tükki viimast on, ega nad ei oska ise rafineerida, tehased ei taha ehitada, nii nagu me Eestis ei taha ühtegi tehast, me tahame niisama lösutada ja vaadata, mitte midagi teha, et keegi annaks raha ja diislikütuse, need rafineerimistehased, bensiini, petrooleumi tootmiskadusid. Kliimahüsteeriast ajendatud deindustrialiseerimist poliitika, et tehased välja, maksab nüüd halastamatult kätte. Austraalial on suur probleem. Siin on lühikokkuvõte mul tehtud, kui tahate suurt probleemi suuremalt, siis sinise pealt ja leiate. Victoria, Austria osariigis Kiilhorgis asuva Viva Energy rafineerimistehases möllas 13 tundi kestnud tuli. Kas te teate? Ma ei usu, et te teate. Te teate, et siin Ust-Lauga-jõus või Lauga-jõe suudmes või Ust-Luugas põleb pidevalt seal kütuse ja rafineerimistehad, aga näete, ma ei usu, et siit võib-olla keegi nii kaugele lasi selle drooni minema siit. Eesti kaudu ta läks võib-olla ja jõudis Austraaliasse. Noh, mõelge ise, aga võib-olla jõud. Õnneks keegi vigastada ei saanud ja tehas päästeti. 13 tundi põles, siis põles ikka päris parajalt puhtaks, seda ma võin teile öelda. Tulekahju on sellises asjas. Tund pool on juba üks juhu asju läinud. Õnneks keegi ei saanud. Samal ajal sümboliseerib see intsident kliimahüsteeria põhjustatud täielikku poliitilist läbikukkumist. See tulekahju paljastab riigi struktuurilise haavatavuse, mis tegelikult on loodusvarade poolest rikas. Austraalia on küll kraami, aga ei oska enam. Ei oska välja võtta ja teadmised ja tehnokraadid kauvad ära ja vaadatakse asja, ei tunta ei kivi, ei lille, ei taime ega mitte midagi. Lähed krokodille juurde, patsutad õla, sa oled tubli poiss küll. Mul siin sa nii pikk oled ja, aga see teeb krõmps ja ei saanud aru, miks ta nii tegi. Ja näete, haavatavuse, see tulekahju paljastab riigi struktuurilise haavatavus, mis on tegelikult loodusvaraselt rikas, kuid on aastaid süstemaatiliselt impordist sõltuvaks muutunud.
tooga aga sisse ostame. Tulekahjust mõjutatud Kiillangi rafineerimistehas varustab umbes 10% Austraalia kogu kütuse vajadusest ja lausa 50% Victoria osariigi kütuse vajadusest. See tähendab 120 000 barrelit päevas on vaja. Kuid tõenäoliselt ümmatav on see, et see on üks 2 alles jäänud tegutsevast rafineerimistehasest kogu riigis. Tulekahju tagajärjel langes bensiini tootmine 60% ja diislikütuse petrooleumi tootmine aga 80% võimsusest. Nägite, ma ütlesin teile alguses, 13 tundi põnestab, põles päris puhtaks pea. Ainult 20% saate sealt mõne liitri ja kui on vaja toota näete sealt 120 000 barrelit, siis jaga see ära, palju siis järgi jääb, saate mõne tünni 200-300 liitriga. Nii, läheme siis edasi, info peaks huvitama, et meil ei ole neid vaja. Meil ka ei ole neid rafineerimistehaseid vaja, aga nad on nii puhtalt, kõik tehakse ära. Kütus tuleb ja läheb asfaldi tegemiseks, meil enam asfaldit ka ei parandata, tuuakse mingi kildu sisse, augud on sees ja kõik läheks kaupa. Austraalia vasakpoolne peaminister Anthony Albanese püüdis ähvardavat kriisi naeratades vähendada. Näete, me naeratame, lugege huultelt ja mis me siin kõike oskame teha. Ta oskab naeratades vähendada kriisi, et ei ole kütust, naerame, Ta kuulutas, et piirangute järele pole vajadust, ainult et seejärel kutsus elanikkonda üles kütust vastutustundlikult tarbima. Kütust ära kuluta, Arvestades, et Austraalia on juba oma riikliku kütuse hädaolu plaani teisel häiretasemel, teine tase, 3 on ju tavaliselt häired. Igal pool tavaliselt 3 on kohtuseadus, nii et tõlgendavad kriitilised vaatlejad seda hoiatusena peatselt rakendavate normeerimismeetmete kohta. Tulekahju puhkes kõige halvemal võimalikul ajal. Maailmaturud on juba niigi segaduses. Isegi praegu jõuab maailmaturgudele mitu miljonit barrelit vähem naftat päevas. Selle ülemaailmse energiakriisi keskel hakkab viimaste aastakümnete naiivne globaliseerimispoliitika oma lõivu nõudma. Austraalia impordib vapustava 80% oma kütusevajadusest vananenud kodumaiseid. Jälle rafineerimistehaseid suleti massiliselt, kuna import Aasiast oli väidetavalt ökonoomsem ja mugavam. Alati on, kui sa mitte midagi ei tee, tuuakse sulle söök nina ette, siis on asi ju hoopis lihtne ja rahulik. Mugavus on väga hea. Ja nii, võtame siis viimase selle info kokku ja ülejäänud tehased Kiillang ja Lytton töötavad krooniliselt maksimaalsel võimsusel. Vaadake, kui on maksimaalsel võimsusel pumbad ja igasugused keemilised seadmed, purgid, torud ja mis kõik on, need on ohus lõhkema. See ei ole nalja tegemine, seal tuleb keeta ja fraktsioonid ja segada ja nii edasi. Ja nüüd võivad selle tulekahju tagajärjel kütusehinnad Austraalias esialgsete hinnaga kohaselt tõusta veel 20 senti liitri kohta. Kulisside taga helisevad häirekellad. Canberra ametnikud töötavad välja varuplaane. Valitsuse kütuseplaani 4. tasemel piiratakse Austraalias bensiinikütust radikaalselt. Usaldusväärsed tarned saaksid ainult tervishoid, tarneahelad ja sõjavägi. Näete, 3 piisab. Sõjavägi saab, sõjaväge seal ei ole karta, et keegi ründab, aga nemad saavad elatud seal. Ta on eraldi, kellel seda Austraaliat vaja on. Tarneahelad ja tervishoid. No õnneks tervishoiule ka annab, aga need
süüa tahaks ka, aga söögi peale ei anna keegi raha. Diplomaate saadetakse nüüd kiiruga Malaisiasse, Borneisse ja Lõuna-Koreasse ülejäänud varusid kokku ostma. Esialgsed leiud näitavad, et Kiellangi tulekahju oli ainult tehniline defekt. Näete, ainult ja tehniline. No muidugi vana asi on tehniline, aga sabotaaž on välistatud. Jälle nad ütlevad, et ei või seal sabotaaži olla. Mina ütlen, et võib olla hea ja paha käsi alati mängu. Kuid see on täiesti teisejärguline, need see ei huvita üldse, oli see sabotaaž või ei ole. Ja Kiellangi tulekahju on karm hoiatus kogu läänemaailmale. Need ütleb, need, kes lammutavad oma tööstusharusid, ei suuda koguda piisavalt hädaolukorra reserve ja loodavad pimesi globaalsetele tarneahelatele, seavad ohtu oma riigi julgeoleku. Austraalia õpib seda praegu valusalt. Näete, kui ilusti, tuleme suurele pildile. Ei taha meie siin oma tarneahelaid uuesti käima panna, et kõik ümberringi siin ida pool on nii suured vaenlased, aga ütles ka Muhamed omas sellest kunagi, lugesin ära, et toitu ja äri peab tegema võimaluse korral ka vana kuradiga enda. Noh, kui ta on selleks nõus. Ja näete ise, mis siin on, kui kütus on. Ja ütleme praegult bensiinijaamad, nõukaajal olid tünnid olid väljas, ilma elektrita, ilma pumbata, keerasid kraani lahti, jooksis kanistrisse vabalt, aga nüüd on nad maa sees pommi varjandi näol, kuidas sa sealt selle kätte saad, tõmbad suuga kuidagimoodi või ennem suusse ei tõmmata ühest kanistrist teise, pidid õppima, bensiini suhu ei saanud, aga said liikuma. Ja oli olemas sul, kui ei olnud elektrit ega midagi. Noh, palun, nüüd oleme kiviajas, kui voolarakaub või. Mis sa arvad? Ja aitäh sulle, Andres. No väga hea tähelepanek, ma olen ise samamoodi mõelnud, aga meil on ju, kui suuga ei saa, siis on need vändaga pumbad, vaata. Ma juba tahaks näha, kui elekter tõesti ära kaob, siis kuidas bensiinijaamades kõik hakkavad väntama. Aga nüüd, kui tulla rohepöörde juurde tagasi, et sa mainisid ka oma ettekandes seda välja, et nagu rohepööre ei toimu, et kui Mustal merel näiteks Ukraina laseb siin Vene laevu põhja või tankereid või mida iganes, siis seal ulatuslik looduskatastroof toimub ja siis on nagu rohepöörajatel on suu lukus, et ust-luugapõleng on ju. See täiesti ulme, tänu sellele on ka meie randadesse uhub seda massuuti või Ormusi väinas, mis toimub, on ju. Siis nagu ei puuduta rohepööret, meil nagu ei ole rohepööret. Aga see näitabki seda, et siis ütleme rohepööret, ta on nagu mugav teema, et rohepööret teeme ainult rahutingimustel. Kui on nii-öelda sõjaline olukord, siis rohepööre nagu lülitub välja, siis enam ei ole maailma päästmine oluline. Ja siis sõdime ja reostame ja lagastame oma planeeti nii, kuidas saab, et oluline on, et vastane mättasse lüüa. Droonidega on sama ju. Kui on õige droon, su maha laseb või pommi paneb või siin oli ju mõni aeg tagasi, et Ukraina droonid panid Lätis mingid mahutid põlema. 2 tükki oli pihta saanud. See võib, seda ei ole vaja kahjutuks teha, ülevalt alla lasta, enne kui ta paugu ära teeb, aga kui on teine, siis kõik pikksilmadega kõigiga ootavad. No see on sama rohepööre. No just, siin oli ju ilusti näha ju, et need droonid, mis Ukraina poolt meie õhuruumis ringi lendavad, need on nagu head droonid ja need võivad meil kuhugi majja kukkuda ja maja õhku lasta, siis kehitame õlgu, et oi näed, sõjakillud jõuavad meieni ka.
aga kui Vene droonid tulevad, siis oi, siis on kuri majas, siis on ikka kohutav, on ju. Kuigi tegemist on ju tehnoloogiliste vahenditega ja vahet ei ole, kas tuleb Venemaalt või Ukraina poolt, nad on meile ohtlikud ja nad ju tapavad inimesi. Kas siis Ukraina droon, kui tapab meie inimesi, on siis nagu rohkem õigustatud, kui Vene droon tapaks meie inimesi. See on nagu nii absurdne, et minu jaoks on see täielik jama. Aga me oleme jälle oma küsimustega jõudnud lõpukorrale ja järgmine kord taas teiega uute küsimustega. Kõike head ja nägemist. Nägemist. kuni 21. juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tuleviku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni, koha peal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestis.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisin kõrvil. Kungla rahvas, ühine jõud.